Tere, minu nimi on Kirill ja täna me teeme jälle teistmoodi videot. Ütlen kohe, keegi maksnud mulle, ma lihtsalt võtsin ühe auto ja ma ei tee isegi test drive'i selle, või ma teen esmamulje jagamist. Ehk siis teie ees Peugeot 308. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Mulle selle auto juures meeldib kõige rohkem tagumine osa. GT Line ja hall värv on esiteks üliilus, aga need tuled, need on reaalselt ilusad. Mulle meeldivad need tuled. Mingit nii-öelda tarka juttu selle auto kohta te minu käest ei kuule, sest ma ei tea sellest autost suurt midagi. Ma tean, et see on kahjuks või õnneks diisel ja tehnilist poolt ma ei tea mitte midagi selle auto kohta. Ehk siis see video ongi lihtsalt esmamulje just sellest autost. Rääkides esiotsast, siis sellel on veel lihtsam lugu. Enamus Peugeot'el on täpselt sama disain. Ehk siis me võtame 208, 308, 3008, 5008, 508. Mingid mudelid veel, kui on, siis kõikidel on täpselt samad jooned. Tuli ja läheb siia nagu hammas alla. Lõvi siiski. Ma ei tea, mis siit väljast veel rääkida. Mustad peeglid, ägedad väljad, velgedel on väike nüanss. See osa siin on plastik, ehk siis seda osa saab ära võtta. Ma ei tea milleks, aga saab. Vaatame, mis sees on. Kiiles ka loomulikult. Võit on kuskil taskus. Käima läheb. Mitte mingit võitit vaja pole. Iste on mugav. Rool on väga väärakas. Aga see on omamoodi Peugeot'el. Ja täpselt sama rool on olemas jällegi kõikide Peugeot mudelitel. GT, ilusad õmblused siin peal. Õmblused küünartoe juures ja õmblused istmetel. Kusjuures väike nüanss on see, et kui igal pool on meil roheline joon, roheline õmblus, siis miks pole istmetel roheline õmblus? See sobiks väga hästi disaini, aga seda siin ei ole. Porimattidel roheline õmblus. Siin on veel see sinine, see on veel kleeps, aga see pole hullu. Paneme käima. Nupp on päris ägedas kohas. Algselt ma olen näinud Peugeot'el, millel on siin kuskil peidus nupp, ei olnud mugav. See on mugav. Käib. Ideaalne. Topsi hoidjad, USB-C laadja 1, 12 volti laadja. Siin on salfakad. Type-C on meil jällegi siin ka olemas. Ma ei tea, mis on, aga see on midagi ägedat. Siin on Type-C auk. Type-C august saad juhtme sisse panna, oletame, et iPhone'i laadi, mis iganes. Type-C paned sisse ja siis siin on väike kanal, läbi mille sa vead juhtme ja siis siit sa saad selle juhtme välja võtta. Ma ei tea milleks, aga saab teha. Tegelikult suht mugav. Äkki telefoni laadimiseks? Jaa. Nii, vaatame, mis meil siin huvitavat veel sees on. Wireless charging. Võitmeid panna ei tohi, münte panna ei tohi, aga telefoni saab laadida. Laeb. Mis veel on ägedad, on see käiguvahetus, et käik, tagurpidi käik. Neutraal, pool klõpsu ja drive jälle alla. Mis on huvitavat veel, et kaamerad 360, praegu on küll kaamerad mustad, aga siin on tagavaade, panen drive'i peale ja hakkan tasapisi ettepoole liikuma. Okei, mul on käsipidur peal, seda on raske näidata hetkel. Ühesõnaga kaamerad ees taga, hetkel siin näitab, et kõrvaluks on lahti, aga muidu on ikkagi 360. See on Peugeot. See on reaalselt Peugeot 308, siis algklassi Peugeot ja siin on kaamerad. Selge.
vanadel mudelitel tean isiklikust kogemusest, et siin olid alati nupud nagu siin all. Hetkel on see kõik puutetundlik. Ma siin vahepeal tegin kaamera puhtaks ja kaamera kvaliteet on ebareaalselt hea. Tagakaamera on ka väga hea kvaliteediga. Aga see asukoht, kus see kaamera on, sellest ma ei saa aru, et miks just seal, sest see on kõige nagu kiiresti minev, mustem koht ühesõnaga. Et ees on ta enam loogilises kohas, ees polegi väga kuhugi panna. Üks äge asi on veel Peugeot'del. Esiklaasi elektriline soojendus. Siia käib mälukaart, see selleks, aga elektriline soojendus. Proovime, kas ma mahun ise enda taha istuma. Ma istun küll niimoodi alati, et ma olen maksimaalselt taga niimoodi, et näpud ulatuvad roolini ja varvastega katsun pedaale. Kas ma suudan enda taha istuda? Ei suuda, aga proovime. Näite palju siin ruumi on. Vähe ruumi, aga proovime. Neino teoreetiliselt saab, aga kui ma ei oleks nüüd siuke Bemmi oss, siis aita mul iste. No nii. Kui me räägime nüüd, teine jutt. Saan istuda, ma nüüd ei tea, kas ma ette saan istuda, aga taga ma nüüd saan istuda. Täpselt samamoodi, mul on, ma ei tea, kuidas teile siis näidata. Kaks USB-C pesa. Siin on küll välja toodud, üks on lihtsalt USB, teine laadimine, laevad loomulikult mõlemad. Mis eesmärgil on tehtud niimoodi, et üks on nii-öelda USB ja teine laadimine, mina ei tea, mul ei ole sellega kogemust olnud, ma ei ole elektroonik. Ilus tume lagi. Valgustid, tänapäeval moodne LED, ei mitte mingid halogenpirnid enam mitte kuskil ei kohta. Nüüd on ainult LEDid. Siin on vist need, siin taga ei ole puutetundlikud, ma vaatan, ees on puutetundlikud. Ühesõnaga, selles autos on hästi palju puutetundlikuid asju. Ekraanid, lisanupud. Pärast me näitame veel teile 3D displeid, see on midagi omaette üldse. Pagass on mahukas, kui ma praegu niimoodi silma järgi vaatan, siis kes teab, siis ma tegelen jäähokiga ja ma olen väravat ja väravahikott on ekstra suur, siis mul tundub, et siia see isegi mahub. Testima ei hakka, aga tundub, et mahub. Siin on nagu ikka igas paar tulekustuti peaks siin olema, tõkkis kingad, apteek, nii-öelda ülevaatuspakett. See siin on stabilisaator. Vaatame, kas siin midagi põhja alla ka näeb. Nii. Kurat, mait on päris raske. Tühjas on seal. Saate lihtsalt mingeid oma asju sinna panna. See on mingi turvasüsteem. Et keegi link ära ei lõhuks. Autol on veel üks, arvatavasti tänapäevast autol on siis tavaline, aga mis mulle meeldib on see, et lähme lähemale, autol on mingisugune distants jälgijad, mis tunnetab ära, et kui omanik on lähedal, siis võti on taskus ja kui me jõuame autole lähedale, siis lähevad tuled põlema, aga uksed lahti lukust ei tule. Läheme sinna poole vaatame. Praegu läksid taga ja süttisid ees. Algsed lähevad taga, teevad selle pilgutuse ära ja siis süttivad ees. Autol on hetkel veel uksed lukus, seda näeb selle järgi, et peeglid on kinni klappinud ennast. Aga kui ma hakkan lähenema, teeb klõps, peeglid avanevad ja ma saan autosse istuda. See on siuke arvatavasti ongi, tänapäevadel on enamus autodes pluss miinus sama süsteem, aga minu jaoks on see uus ja see on äge, minu jaoks on see äge. Aga kurat, ma jääks vaatama neid tagatules. Kui me võtmest kinni paneme, siis jääb lihtsalt põlema korra, kuni see kinni läheb ja siis kustub ära. Kui me lahti teeme,
ja see on taaskord äge. Puutetundlik kõik, 3D display, mis on täiega äge. Mulle meeldib sõit niimoodi, mul on GPS ja mingid mõttetud andurid on veel. Kojamehed lähevad siuksed need soojendusjooned, siis tänu millele siis esiklaas soojeneb ja kõik. Automaatkast, lüliti ma näitasin, puutetundlik. Need veel ei ole puutetundlikud, miks ei tea. Siin on helinupp on valgustatud. 3008 ma nägin, et ei ole valgustatud. Rääkides sellest rohelisest värvusest, kõik need, mis siin on õmblused, siis loomulikult multimeedia ise, kõik need seierid on seal rohelised ja valgustus siin, siis siit tagant jookseb, siin taga. Kui me vajutame drive mode'i spordi peale, sport, siis kogu muutub punaseks, kiirus ja režiim. Ja ka lisaks see, mis just enne oli roheline, on nüüd ilus punane. Kui me paneme jällegi tavalise peale, siis ops, roheliseks. Vot suke, auto on. Siis lülitid, puutetundlikud, vajutad peale, läheb põlema, eraldi saab ka neid sisse välja lülitada. Päiksesirmid, LED. Siin on samamoodi päiksesirm, LED. Kogu valgustus on autol LED seest kui väljas. Võib-olla tänapäeval nimetatakse neid tulesi kuidagi omamoodi. Ma kahjuks jällegi neid termineid ei tea, see on mingi Omo, OLED, Quattro, mingi mis iganes asjad. Mina nii kaugel ei tea. Mina lihtsalt tean, et siin on rool ja saab sõita paned. Drive'i peale paned niimoodi, et piduri pedaali vajutad alla, teed pomm ja minek. Selle autoga ma olen sõitnud umbes täpselt kokku 30 kilomeetrit hetkeseisuga ja ma olen rahul. Ma olen reaalselt rahul. Siin on väga palju asju, mis mulle ei meeldi. Täpselt nagu see, et helisummutus. Ma arvan, et see auto maksab natukene rohkem kui tahaks, aga helisummutus mulle ei meeldi. Auto tunneb märke, siis kui ta näeb, et teab, et siin näiteks 70 ala ja sa sõidad aeglasemalt kui 70, ta küsib, kas sa tahad sõita 70 või kui sa sõidad nii rohkem kui 70, siis ta kirjutab ka display peale, et kuule, et siin on 70 ala, et paneme ikka 70 tagasi. Rooli peal on nupp, vajutad ok, auto langetab kiiruse selleks, kuidas vaja. Hakkame siis lõpetama. Mis ma oskan öelda lühidalt kokkuvõttes? Minu jaoks tundub see auto igati kasutajasõbralik. Arvestades palju ta maksab, on ta eriti kasutajasõbralik. Kuid natukene tahaks rohkemat. Disain mulle meeldib. Jällegi, tagaots, tagatuled, kõik on nagu mega hea, mega ilus. Aga mis seal ikka? Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, pane kommentaar ja vajuta ka subscribe nuppu. Sest mul on vaja natuke aktiivsust juurde. Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, täna on 4. märts, laupäev, siis homme filmime ühte ägedat seiklusvideot uuesti. See you soon. Aitäh, nägemist!